Kohepalu looduskaitseala on siin. Ja siin ma valisin ühe tee välja, mis on põhimõtteliselt nagu piiriks Kohepalu looduskaitsealal. Ja varsti kohe jõuame sinna kohta, kus on ka nagu jääb teiselt poole mäe külge jääb siis nagu polügoon. Ja selle teeraja see tee läheb siit Udriku järvele ja edasi läheb ta Mädajärvele. Aga selle tee ma valisin sellepärast välja, et kuna ta on suhteliselt nagu mudane ja siit on nagu hästi näha, mis loomad meil siin nagu ka liikunud on üldiselt. Et tegelikult siis ma nagu mõtlesin, et avaldan siis ka oma arvamust meie nende suurkiskjate kohta. Ja ega siin siis midagi, et eks me siis peame alustama sellest võsavillemist, et see on väga palju emotsioone üles kütnud ja minu arvates selle jaoks, et me saaksime nagu adekvaatselt üldse arutada seda hundi siis nagu käitumist viimastel aastatel, siis me peame nagu tagasi minema minevikku. Ja kui me siis vaatame, et peale sõda oli meil päris suured probleemid hundi arvukusega ja sel ajal siis muidugi hävitati teda igate moodi, isegi mürgiga ja jahiga ja siis tema arvukus, ma arvan, et ütleme siis seal kuskil 60. keskpaigaks oli viidud siis nagu ütleme siuksele tasemele, kus ta enam nagu ei tekitanud nagu ütleme siis pihmelt öeldes probleeme. Ja olenemata sellest oli hunt meil kuni 90, ei teagi täpselt, eks ta umbes sinnamaani, kui need metskonnad ära kaotati ja kõik need seadused muutusid, oli ta põhimõtteliselt lindprii. Et teda võis aastaringselt küttida ja peale selle mitte ainult, et küttida, maksti ta eest ka nagu tasu. Ma mäletan, seal 7. keskel oli see summa kuskil seal 150 rubla ümber. Ma ei mäleta, kas see hiljem ta tõusis, aga põhimõtteliselt see oli siis nagu võrdne inimese kuupalgaga. No see selleks. Ja siis kuni siis sinna 90. alguseni mõned ütlesid, et ta oli vähe. Mina arvan, et tema arvukus sel ajal hinnati kuskil 100 looma ümber tänapäeval. Nagu nad hindavad seda, siis ma ei teagi, kui suure, mis nad siis seda pesakonda hindavad, 8-10 looma. Siis võiks arvata, et sel ajal oli siis mingi 10-15 pesakonda, ütleme kuskile sinna vahele, siis see looma arvukus nagu jäi. Ja probleeme taga ei olnud. Ma olin sel ajal päris aktiivne jahimees
ja ma ei saaks öelda, et hunti üldse ei olnud. Aeg-ajalt teda ikkagi oli. Ma ei mäleta, seal meie kandis tal otseselt nagu suuremaid jahte ei korraldata, et korraldatud nagu. Aga see selleks. Nojah, ja siis kui siin igasuguste direktiividega, nagu me sinna Euroopa Liitu läksime, siis võeti vastu, et hundi tuleb nagu, ma ei teagi täpselt ühesõnaga mismoodi, kas ta siin, minu meelest siin algaastatel ta küttimine vist keelati üldse ära. Hiljem siis hakati nagu neid lubasid jagama mingisuguse arvuga ja taheti siis nüüd teda nagu siis hakata nagu mingil määral kontrolli alla saama. Aga sellega paraku, sest noh, arvan niimoodi, et kuskil 20 aastat nagu niisugust intensiivset hundijahti ei toimunud. Ja noh, see siis seda võib siis lugeda, et kui pikaks me selle hundi eluea loeme, et heades tingimustes ta võib seal isegi kuni 15 aastane elada, aga reaalselt ilmselt see jääb kuskil 4-5 aasta kanti. Ehk siis teiste sõnadega me võime arvestada, et üks 4-5 põlvkonda on nüüd neid hunte kasvanud, kes ei ole nagu, ütleme siis seda, kuna ei ole intensiivset jahindust olnud, siis ta on nagu selle inimesega mingil määral ära harjunud. Ja siis nüüd siin 5 aastat tagasi vist oli see esimene juhus, kui hunt hoovi pealt koera võttis. Ja mis selle asja juures on veel kõige traagilisem, või no ma just see traagiline, aga ütleme mõnes mõttes võib-olla ka siis imelik, et ta ei võtnud seda talvel, kui siin ütleme peale sõda ja siis, kui need suured hundiprobleemid olid, siis reeglina hunt ikkagi võttis, selle ajal ka võeti hoovi pealt koeri, aga seda ta võttis talvel ja see ikkagi oli rohkem nagu, et tal oli nagu toiduvajadus selle järgi. Nüüd, kui me siis vaatame, siis meil nüüd selle viimase 5 aastaga on asjad ikka väga hulluks läinud. See, et juba, ma ei oska öelda, palju statistika on, aga neid koeri on ühtepuhku võetud. Ja muidugi noh, mis puutub nüüd siis nende lammaste murdmisse, siis siin nüüd katsutakse selgeks teha, et need on mingisugused niinimetatud nuhtlusisendid. Tegelikult minu arvamus on see, et see ei ole niimoodi ja see, et siin proovitakse öelda, et jahi käigus on isane maha lastud, suurem alfa-isane, ütleme, kes siis, et siis lähevad need hundid neid lambaid murdma. Reaalses elus, ma arvan, on asi hoopis teistmoodi. See muidu on olnud ka nõukaajal oli see mõnes kohas niisugused probleemid juhtusid, eriti just seal august-september, et hundid kuskil murdsid mõne karilooma või. Aga see on pigem hoopis tingitud sellest, et hunt õpetab sel ajal omal kutsikaid murdma. Ja kui me nüüd siis vaatame seda asja, siis põhimõtteliselt ju kõik need suuremad kahjud, mis seal lambakarjade sees on tehtud, need loomad on ju enamus sinna maha jäänud, neid ei ole nagu kõik ära söödud. Ja see näitabki seda, et mitte ei ole tegemist mingisuguste nuhtlusisenditega, vaid tegemist on hundi normaalse käitumisega ja kuna ta enam inimest nagu ei pelga, siis ta kasutabki seda võimalust, kus tal on kõige lihtsam omal kutsikaid õpetada. Ja nüüd, kui me sealt siis lähme natuke edasi võtame, siis ongi ju selge, et see kutsikas, kes õppis lamba
murdmise najal omal elutarkust, siis tema õpetab oma järglastele täpselt sedasama. Ja see on lihtsalt normaalne hundi käitumine. Ja nüüd muidugi siin kõik võivad rääkida, et kas, kui palju meil siis need tegelikud hundikahjud on. Ja vaadatakse, et üks aasta nagu on vähem murtud ja teine aasta nagu on natuke rohkem murtud, siis mina arvan, et arvestades seda, et meil need kahjud lähevad järjest suuremaks, järelikult hunte on liiga palju. Ja selleks, et nüüd siin nagu praegu on, et kütitakse mingisugune arv loomi, see seda protsessi ei pidurda. Ja kui me nüüd siis räägime veel sellest, et üks asi on see, et ta siin kariloomi sedasi võtab. Aga teine asi on see, et enamuse ikkagi hunt murrab looduses ja hundil põhiline toit on mets, siga ja kits. Ja kui me siis nüüd hakkame nende arvukust vaatama, siis ütleme seal 7-8 keskpaigas veel isegi mingisugune 100 kitsekari kevade orase peal ei olnud mingisugune arvutlus, see oli päris tavaline. Sügise, kui juba loomad kokku hakkavad võtma, on mingi 3-40 looma ühes karjas. See ei olnud üldse mingi arvutlus, ütleme niimoodi. Nüüd me vaatame, siis ma ei oska öelda, et siin nüüd põhimõtteliselt ma käin viimastel aastatel ikka päris palju metsas. Siis ütleme jah, kitse on näha ainult nagu me ütlemegi, et külas või väikestes tukkades sügavates metsas reeglina eriti kitse ei ole enam ühesõnaga. Et eks see on ka mingil määral tingitud sellest hundist. Noh, metsajaga on nii, et kuna teda tekkis mingi liksaja väga palju, siis tal oli haigus, katks sisse ja tema arvukus on ka väike. Ja muidugi ka hunt, ütleme, suurt pullina nüüd, karjaga ilmselt nad saavad ta kätte, kui vaja on talvel. Aga seal vasikaid ja väiksemat looma üldiselt võtab ka mingil määral. Ja nüüd, mismoodi seda probleemi lahendada, siis ma arvan, et see probleem varem või hiljem tuleb ära lahendada. Et minu pakkumine oleks muidugi natuke mõnele inimesele kindlasti radikaalne, aga kui me nüüd just ei taha lubada aastaringset hundi küttimist, siis see küttimisperiood võiks olla ikkagi kuskil seal vähemalt 1. augustist, isegi ta võiks veel varem hakata, kuna siis jõuab see kätte see aeg, kui vanemad hakkavad kutsikaid õpetama ja siis nagu tulevad need kõige suuremad kahjud lambakasvatuses. Et ta võiks nagu varem hakata. Ja siis kui ta on siin nüüd märtsi lõpuni või märtsi alguseni, ma ei teagi täpselt, kuidas neil see paika on. Aga et see ei ole piiratud, mitte et me paneme hooajale mingi 100 looma, vaid selle aja jooksul nii palju kui võimalik on, nii palju kütime. Muidugi siinjuures, et seda populatsiooni siis nagu alles hoida, siis meil on olemas siin nagu Soomaa ja veel siin, isegi näiteks siin see Ohepalu looduskaitseala, mis on siin selle
polügooniga piiratud, kus ütleme, minu teada polügooni peal vist, ma ei tea, mingite lubadega vist saab jahti pidada, et nendel aladel siis teda nagu ei küti, aga ülejääk territooriumil on ta nagu kütitav ja siis ma arvan, et kui me seda siin 5 kuni 10 aastat, ma arvan, kulub aega ennem kui me selle nagu kontrolli alla saame ja see oht, nagu siin mõned nüüd võivad hakata rääkima, et me hävitame selle hundi täielikult ära, siis ma ütlen, et seda ei juhtu. Pigem siis me saame ta niisuguse enam-vähem normaalsetesse piiridesse, sest et ega siis noh, me võime ju ajalust võtta jälgi, kui seal nõku aeg lubati teda aasta ringi lasta, pluss maksti veel preemiat, ei suudetud teda ära hävitada. Ja siin, kui me jätame talle nagu teatud territooriumi, kus ta saab normaalselt nagu kasvada, siis lõpuks tekibki see asi, et loom tunnetab, et kui ta sealt välja tuleb, siis on probleemid tal. Junt on väga tark loom, nii et sellega ma arvan, me saaksime selle hundi sinna normaalsetesse piiridesse, sest vastasel juhul noh, kui me siis nüüd vaatame isegi nende loomade arvukust, et noh, kits on peaaegu siin otsa saamas, noh kitsele muidugi hunt on seal mingil määral on ilvesega ka toidukonkurent, aga noh, põder on otsa saamas meil siin, ütleme niimoodi, et ja kuna meil selle metssigade arvukus on ka väike, siis põhimõtteliselt varem või hiljem tekib tal inimesega ka kokkupõrge, eriti kui meil peaks siin tulema nüüd 2-3 külme talve, kui ta siis ikka tõsiselt nälga jääb. Ja et nende probleemide vältimiseks ma arvan, et võiks seda asja nagu niimoodi lahendada, et ja muidugi noh, ma siis ootan Facebookis seda arutelu ühesõnaga, et minul isiklikult ei ole hundi vastu midagi, aga lihtsalt nagu seal ma vaatasin seda saadet, mis seal Eesti Televisioonis oli, siis noh, selles suhtes ainukene inimene, kes mulle tundus nagu seal nagu enam-vähem õiget juttu või no ma ei ütle, et õiget, aga ütleme siis, et tema arvamus oli Maran, kes ütleski, et tuleb nagu tervikpilti vaadata, et vastasel juhul peale seda, kui juhtub nüüd niisugune intsident, et hunt kuskil peaks tõesti mõnda inimest või mis veel kõige hullem last ründama, et siis meil tekib täpselt samasugune reaktsioon, nagu meil tekkis metssigadega, kui sinna katk sisse läks, et me tahtsime siis nad põhimõtteliselt kõik ära hävitada, õnneks mingil momendil seda piirati, et seda niisugust intsidenti vältida, siis ma arvan, et see oleks nagu kõige mõistlikum ja noh, minu arvamus on see, et kui neid seal 30 aastat tagasi oli kuskil 100 looma ümber, et see meie metsade arvukus ongi nii, mis suudab hoida tasakaalus selle, et hunt ei tule kodus koera murdma ja ütleme, et kui seal on ikkagi niisugused reeglid, et teda ikkagi võib küttida teatud ajal ennem juba ja mingeid piiranguid ei ole, ega ta siis nii väga neid lambaid enam seal väga murdma ka ei lähe, kui ütleme siis nüüd need järgmised põlvkonnad sünnivad, kes ei ole ise õppinud seda lammast murdma, ega siis hunt seda ei lähe ka tegema, nii et eks siin ongi see asi, et nüüd siin paljus kohtus keegi ütleb, et nende kandis elab see kari, aga ta ei ründa nagu loomi, et noh,
et eks siin nüüd siis see asi ongi, et kuidas, mismoodi nad on õppinud nagu seda asja, ühesõnaga omale toitu hankima ja kas neid on õpetatud karjast lambaid murdma. nii et selles suhtes siis nagu ma lõpetan ja jään huviga ootama siis. Muidugi ma sooviks, et mingit niisugust väga radikaalset lähenemist, et inimesed kuidagi emotsiooni pealt väga teevad otsuseid, aga ikkagi, et ma tuletan nagu neile meelde, kellele see hunt nii väga meeldib ja ma vaatasin see naisterahvas ka seal, kes seal neid hirmsasti kaitseb. Et nad unustavad ikkagi praktiliselt selle ära, et loodus on tervik ja paratamatult, kui me hakkame hunti kaitsma, ainult siis selle ajal teised loomad kannatavad. Nii et siis hundist siis nii palju.